Kui me läheme statiivi ostma, siis me reeglina mõtlemegi, et ostame statiivi. Statiiv aga koosneb tegelikult kahest osast, jalgadest ja statiivi peast. Ja tihtipeale juhtub see, et statiivi pea on isegi olulisem, kui on statiivi jalad. Meil on siin neid 3 põhisorti. On kuulpea, on 3D pea ja on hübriidpea. Ja me vaatamegi, mis neid eristab ja millal millist kasutada. Kuulpea on nii, nagu nimigi ütleb, pea, millel on kuul. Ehk siis me keerame ta tegelikult ainult ühest kohast lahti. Ja edasi, kaamera siin peal, me saame teda igas suunas väga lihtsalt ja väga kiiresti liigutada. Suureks plussiks on see, et me saame väga kiirelt kadreerida näiteks. Kui me pildistame sporti või loomi või liikuvaid asju, siis väga kiiresti ühe liigutusega teeme lahti, kadreerime ära ja paneme lukku. Miinuseks on sellel peal just nimelt see samane asi, mis on plussiks, ehk siis me ei saa tegelikult kadreerida väga täpselt. Teine pea on meil siin 3D pea. Kui me kuulpeast rääkisime, et täpselt kadreerida on väga raske, siis 3D pea on just nimelt vastupidi, temaga on väga hea kadreerida täpselt. Ehk siis kõik 3 suunda, mis meil vaja paika panna on, me saame ükshaaval paika panna. Saame ühe, saame teise ja saame 3. paika panna. Ja iga suuna fikseerime eraldi paika ja ta ongi meil paigas. Ehk siis maastiku pildistamisel näiteks või kui meil on vaja tõesti väga täpseid kadreeringuid teha, saame seda kasutada. Miinuseks jällegist on see, et temaga ei saa väga kiiresti kadreerida, kuna me peame kõiki 3 suunda ükshaaval paika panema ja kinni keerama. 3. pea on meil hübriidpea. Ehk siis ta kombineerib endas kuulpea kiiruse ja 3D pea täpsuse. Kui me keerame ühe kangi lahti, siis me saame 2 suunda väga kiiresti ja täpselt reguleerida, korrigeerida ja niiviisi kiiresti kadreerida. Keerame kinni ja meil on 2 suunda kinni. Samas on siiski need 2 vertikaal- ja horisontaalsuunad meil eraldi nihutatavad. Ja 3. suund ehk siis ütleme keskteljel, portrait landscape, on veel eraldi lüliti all. Ehk siis selle pea puhul me saame kasutada näiteks kas või videofilmimisel või siis spordifilmimisel, kus meil vaja kiiret kadreeringut või maastiku interjööri pildistamisel, kus me tahame tibakene rohkem täpsust. Need on siis põhilised 3 pildistamiseks mõeldud statiivi pead. Kui teil on oluline kiire kadreerimine, siis on teile sobiv kuulpea. Kui te tahate aga täpsust, siis on 3D pea. Kui te aga teete mõlemat ja tahate sellist kuldset keskteed, siis sobib teile selline hübriidpea.